no IT pool kindlasti see, et arvutis on võimalik igasuguseid asju teha, onju. Ja ma ise kasutan siis sihukest iirt nagu trackball, et siis sa saad nagu ühe käega nagu toimetada ja siis muidugi siis on-screen keyboardi nagu selle abil nagu kirjutada. Et kahtlemata on veel, aga asju, mida saaks kasutada, aga ma väga palju ei ole rohkem nagu kasutusele võtnud nii palju. Et minu eripära on see, et ma üldiselt märkmeid teha ei saa. Piisavalt kiiresti, et sellest mingi kasu tõuseks. Et endal käis läbi, et siis mingi sihuke märkmete tegemise võimalus, et kui eelnevalt on näiteks paari tudengiga kokku lepitud, kes teevad nagu üldiselt märkmeid, et siis ei oleks see, et sa ei peaks neid talt küsima, vaid kuidagi need siis lähevad kuhugi ühisesse, ma ei tea, keskkonda või mida iganes, et see on põhimõtteliselt samal hetkel, kui ta nagu kirjutab, siis ta läheb nagu kuhugi ka üles, kus mina saan siis sellele ligi ja hiljem kodus kasutada. Samuti nagu kirjutamisega seoses, et kuidagi peaks, ma ei oskagi öelda, seda lihtsustama ka. Et inglise keeles on muidugi häälkäsklused ja asjad, et neid on võimalik kasutada. Aga eesti keeles on natuke keerulisem. Et sa ei saa nagu talle ette dikteerida või et kirjutaks nagu kiiremini. Et see on võib-olla see nagu häirib, aga pole nagu leidnud nagu lahendust, adekvaatset lahendust, mis seda kompenseerida aitaks. Näiteks Rootsis ja mujal on muidugi ligipääsetavus on elementaarne, aga on ka siis need tugiteenused, et sul on võimalik võtta appi keegi märkmeid tegema tundi või muud sellist. Et siuksed toetavad teenused just haridusvallas on ka nagu olemas. Aga meil Eestis hetkel neid ei ole niimoodi, et pöördud ja siis kohe keegi sul aitab ja tuleb nagu. Kindlasti, mida minu puhul ka, et see abivajaduse katmine võiks olla kuidagi parem ja sujuvam. Et nagu ma välja tõin, et see märkmete tegemine, et sa ei pea ise nagu orgunnima, vaid on mingi süsteem selleks nagu välja mõeldud. Kindlasti mingi siuke meeskonnatöö teema natukene ka, et sa saad, et see vast muudab kõige põnevaks, et sa ei tee mingit teoreetilist asja, vaid teed ka kohe loengu raames mingit asjalikku asja, milles teistel võib-olla kasu ja abi on. Et see on kas see teema, mis põnevaks muudab, et ma saan nagu reaalselt kasu või näen seda reaalselt nagu toodet või teenust või mida iganes, et see muudab hästi põnevaks nagu, et sa saad midagi reaalselt teha. Sest näiteks videoloengud on samamoodi tüütud. Et sa nagu kuuled ja siis läheb nagu tähelepanu käest ära ja et see väga ei tööta. Et see ei aita nagu kompenseerida seda, et sul nii-öelda, et ma loengus ei lähe, et vaatan seda videot. Nii palju segajaid on, et sa ei suuda lihtsalt seda lõpuni vaadata tegelikult.